tere, tere, Kristi taas kord siin ja minuga on täna siin ka Epp Riimägi, tere Epp. Tere, Kristi! Mul on nii hea meel, et sa tuled 21. jaanuaril juba järgmisel aastal tööohutuse ja töötervishoiu trehvile rääkima sellisest asjast, mis nagu sinagi praegu oled kullast värvi, toob iga päeva sellist päikest ja rõõmu. Ehk sa tuled rääkima naerust. Epp, miks peaks tulema inimesed kuulama naeruteemat töökeskkonna suunal? Miks see kasulik on ja millest sa räägid? No tõsi, naer on see, mis on meil igalühel meiega kaasas iga päev. Ja kui me mõtleme keskkonna peale, töökeskkonna peale, milliste inimestega me tahaksime koos töötada? Kas me tahaksime töötada nendega, kes pinges, pahased, kurjad või me tahaksime olla koos inimestega, kes on avatud, kes on rõõmsad, kellega on tore arutada erinevaid teemasid, minna läbi erinevatest probleemidest. Ehk siis see on see mõtteviis ja naer on see, mis teeb meie keskkonna mõnusamaks, paremaks ja naer on midagi sellist, mis meil kõigil on olemas. Seda ei tule kuskilt kunstlikult õppida mõnes mõttes. Seda tuleb meelde tuletada, et see on olemas. Ja sellest naeruvõlust, naeruvalust, sellest me räägime. Just, ja näiteks ka enda praktika baasilt võin öelda, et appi, kui ma esimest korda kuulsin Eppu naerma, siis ise ka mõtlesin, et nüüd peaks naerma hakkama. Tuli selline vale häbi ja mingid naljakad asjad hakkasid esile kerkima, nii et Epp, aitäh, et sa tuled rääkima sellisest asjast, milles on tohutu palju kuidagi sellist, kas stigma või valeuskumusi või midagi sellist, mis ei peaks seal üldse olema, et naeru naudinguna ja naudinguga võtta. Ja inimesed ju hästi palju kardavad seda naeru, et see tundub nagu midagi ebaloomulikku ja see tundub midagi sellist, mida me justkui ei võiks endale lubada. Aga samas meile kõigile meeldib naerda. Väga paljud inimesed ütlevad mulle, et nad ei taha käsu peale naerda. Ei, seda ei olegi vaja teha. Aga seda naeru välja lubada, et me peaksime teadvustama endale rohkem, et naer ei ole midagi sellist, mida peab häbenema, mis peaks meile tekitama halbu tundeid, vaid naer on see, mis vabastab, mis loob meile hea meeleolu. Just. Nii et Epp, sinuga siis näeme juba 21. jaanuar 2026 Tallinnas tööohutuse ja töötervishoiu treffil ja osalejad saavad sinu käest küsida küsimusi, sest naerukoolitajana teed sa ka ju ettevõtetes koolitusi, nii et saaks seda naeru rohkem ka organisatsioonidesse. Just. Ja, Aitäh sulle, Kristi, kutsumast ja näeme siis juba kohe, 21. jaanuaril. no just, näeme siis, tšau-tšau.